psühholoogia, siis mind väga huvitavad just temaatikad moealast. Siis esimene asi, kui ma üldse buduaarajakirja lahti teen, vaatan sisukorrast, et mida räägitakse siin moest. Novembri-detsembri buduaarist mulle kõige enam meeldis jutustamine koos Jensoga. Kuna ta on nii kuum sõna, siis pisut leidsin, et tahan tutvuda Jensoga kaadaga. Teine võib-olla moevallast meeldis mulle kõige enam artikkel, et mida jätta poodi, ehk siis selliste hulludele šokohoolikutele nagu mina. Ja siin on siis välja toodud 7 suurepärast nippi. Siin on tõesti väga häid nippe, mille peale võib ise kohe ei tulegi. Väga tihti me ostame tooteid, mis me loodame, et üks päev on ta meile paras. Et siis ei tasuks osta, ma arvan, niivõrd väikseid riideid. Fakt on see, et me ei võta nii kiiresti alla, kui mood jõuab meist eest ära lihmata. Elu poole peal ka, et mind kõnetas artikkel uusaasta lubadused sinu rahakotile. Moes on naised, kes mõtlevad oma peaga ja teenivad oma raha. Ma arvan, et meeste kulul või võib-olla nooremad, siis vanemate kulul elamine, et see on juba eilne päev. Naine, kes ise tegutseb, ise teenib oma raha, et see on nii. Me peame teadma, mis on meie hind. Samuti elu poole pealt meeldis artikkel kavalalt ja säästlikult maailma vastama. Kuna olen ise suur tervisefänn, kõnetas mind artikkel 12 viisi kaalukaotuseks. Meie ümber olevad inimesed räägivad, kuidas nemad on saanud kaalust alla. Kõige rohkem kõnetas mind fakt, et vali õige seltskond. Kui siin ümber on inimesed, kes sind motiveerivad tegema trenni, nad ei tarbi alkoholi ja söövad tervislikult, siis sa oled ise.